tore, et te tulite ja kuulame seda imelist kutsungit ka, mis meie selle juttude ette käib. Merepäevade merejutud. Tuul puhub purjedesse, Tall Ships Races. Ahoi, head kuulajad, head vaatajad, teie seal üleval ka. Tore, et teid on nii palju. Tuul on imeline, ma just vaatasin ilmateadet, enne kui ma siia tulin, et kuskil 8 meetrit sekundis puhus Pirital. Ma arvan, et siin on umbes sama, siin väljas Tallinna madala majaka peal oli 10 meetrit sekundis, täitsa mõnus, selline kena priske purjetuul. Aga tänase jutu teema ei ole mitte tänane Tallinna lahe tuul, vaid hoopis midagi täiesti pöörast. Tall Ships Races, mis väisab meie kaunist kodulinna juba järgmisel aastal ja mul on suur au tutvustada teile Kertut ja Elisat, kes on täiesti värskelt teinud kaasa sellel võistlusel. Aga enne kui ma ütlen teile tere, ma tahaks teada, kui palju te olete varem üldse merd künnud. Kas te mäletate oma esimesi merele minekuid? Kertu. Tere. Ma arvan, et ma esimesi ei mäleta, sest et kuna minu isa on meremees, tollel ajal ütles Tallinki suure reislaeva peal, et siis sai juba väiksena käidud ikka Stockholmi vahet ja samamoodi ka Saaremaa praavi peal, aga see ei ole see. Et niimoodi päris purjetada, et ma olen käinud 2011, sõitsin Kuunar Kaisamooriga, sõitsime Tallinnast Muhumaale, mul Pärnusse, aga tooli siuke rohkem lõbusõit, et seda praktilist käed külge, et see oli nagu täiesti esimene kord see aasta. Elisa, mäletad sa oma päris esimest merel käiku? No ma arvan, et meil mõlemal on suht minimaalsed kogemused, aga minu vanemad olid hobipurjetajad. Nii et see oli täitsa väiksest peale ja nad panid mind lapsena laagritesse ka. Aga see oli väga ammu. Nii et sina oled üks neist lastest, kelle siis mitte ema ei viinud hälli Heinamaale, vaid ema viis hälli mere peale. Ilmselt küll, jah, aga ma väga palju mälestusi sellest küll ei ole. Lihtsalt laagrid. Kertu, räägi meile, mis asi on Tall Ship Races? Ma võin öelda nii, et ma vaatasin, et see sai oma alguse 1978. aastal. Igal aastal on seda peetud. Selle asja mõte on sõlmida sõprussidemeid erinevate maade vahel Euroopas ja ühtlasi siis anda noortele võimalus tutvuda imelise purjetamise kunstiga. Mis see tegelikult on? Paberi järgi suht samad ongi, mida sa rääkisid ilusti siin, et Tall Ships Races on siis kui ma õigesti mäletan, üks maailma suurimaid siuksed ongi purjeõpperegatte, just et see õppeelement on hästi oluline seal. Et meie olime siukse laeva peal nagu Golden Leeuw, kes on ka peaaegu iga aasta vist osalenud seal. Ja et siis ongi, et kõigepealt ongi siuke tiimitöö on selle keskmes, et kuidas me noortena saame õppida olla päris osa päris laevameeskonnast. Et absoluutselt kõik tööd, mis on vaja teha, me teeme ära, sest et me olemegi võrdsed meeskonnaga. Mis on hästi vinge võimalus, et ongi siuke kohe hands-on, nagu öeldakse. Ja eks tõenäoliselt võistluselement on seal ka, aga see on siuke rohkem siuke aumehe värk. Et kui keegi küsiski seal, et kuule, et kui me paneme nüüd siin need mootori tööle, et kes see teab? Tegelikult ei teagi, aga see on see auasi, et see, kuidas seda purje seilamise kunsti elus hoida ja populariseerida ja ma arvan, et selle tööga saad väga hästi hakkama. Elisa, kuidas sina sattusid sellele Tall Ships Racesele? Nagu kõik me seal laeva peal, väga head reklaamid olid igal pool, et mina nägin siis vist Facebookis reklaami ja koroonajärgne aeg, mis siis? Lähme, kui vähegi võimalus antakse ja miks mitte? Kuidas sinna, ma saan aru, et sa näed reklaami, sa saadad kuhugi kirja, sa teed mingi avalduse, võib-olla konkureerid üldse selle koha peale, ma ei tea, kuidas käib, eks ju, aga kuidas sa selle laeva siis nagu valid või kuidas see käib? Laeva sai valida peale seda, kui meil oli kinnitatud, et me saame sinna, et me olime selle konkursi läbinud. Meil oli valik... Oota, meil oli vist valite välja 15 inimest, kes üldse minna on ju, 2 etapi peale. Jah. Minu teada küll, meie etapil oli 7 ja meie laeva peal oli 4. Ja siis meil oli valik 3 pureka vahel. Oli väike Patricia, mis oli juba ette teada võitja. Meil oli vana
kaubalaev Morgenster, kuhu peale läks ka 2 Eesti noort ja siis oli meie Golden Blue, kuhu läks siis, meid oli 4. Ja mina valisin selle just sellepärast, et see oli vana õppepurjekas. Ja seal vanemad midagi soovitasid, aga see andis kõige rohkem võimalusi õppida, sest see on teada, et meeskond hästi õpetab ja hoolitseb ja ega ma just tahtsin seda õppimisvõimalust saada. Ma küsin kohe, mida sa said seal teha? Kui Kertu ütles, et käed külge värk oli, kuidas see on, ma ei tea, sa oled suure laeva peal, sa pole elus sükest elukat näinud, on ju, siit kui vaatame lahe peale, midagi sellist või oli see veel suurem? Ilmselt veel suurem, ma ei saa aru, siin on 2 masti. Ma usun, et meil oli suurem laev. Meil oli vist 72 meetrit oli pikkust sel laeval. 3 masti. Vist küll, jah. Nii, aga kuidas sa satud väike merehuviline, ta satub sükse suure hiigellaeva peale. Kuidas sa tead, mida sa teha? Kuidas sa saad aru, mis on tüür ja backboard, kus on vöör ja kus on ahter? Tead, esimestel päevadel ja vist ennem lõppu ma vist üldse ei saanud aru, mis me tegime. Sest me olime nii närvis seal ja meil oli torm esimesed päevad ja lihtsalt informatsioon, sa kuulasid, mis nad rääkisid, aga sa lihtsalt ei jõudnud mitte midagi kohale. Ja siis, aga seal olid väga tore ja toetav meeskond, kes ütlesid sulle ükskord, ütlesid sulle teist korda ja siis sa lihtsalt tõmbasid mingit nööri ja palvetasid, et tõmbasid õiget nööri. Kas isegi mitte ainult meeskond, vaid tegelikult ka meil omavahel, nad ise ka hästi propageerisid seda, et kui sina õpid, õpeta edasi. Et oligi, et kui meid jagati vahtkondadesse, meid oli 4 gruppi niimoodi ja kui me läksime esimest korda vahti, siis on vaja kedagi, kes oleks nagu vahiülem meie seltskonnast. No hea küll, ma siis teen ära, et Eesti naine nagu kangelt ikka läheb peale kohe. Ja siis oligi, õpetati mulle meie siis commanding officer, õpetas mulle, kuidas täita logiraamatut. Et ongi, et siit võtta see info, siit on see, ise samal ajal seisan seal, võite merehaigusega, sest esimene päev oli ikkagi see kõige karmim neist. Ja siis jäi meelde, ütleski, et nüüd järgmine kord sina õpetad järgmisele. Ja sinu ülesanne on see, et kui te 4 tunni pärast lõpetate, kogu sinu meeskond oskab täita seda raamatut. Ja siis oligi, mina õppisin ühe, ütlesin, sina õpeta järgmisele, tekkis siuke hea ahelreaktsioon. Et see õpimoment ei tule ainult meeskonna poolt, vaid ka omavahel samamoodi. No hüppame korra selle marsruudi peale, et kus see teie teekond algas ja kuhu te pidite välja jõudma ja kui pikk see vahemaa oli? No me sõitsime Hollandist, Den Helderist, Inglismaale, Hartelpooli. Palju see nüüd vahemaad oli? Ma nüüd ka need miile niimoodi täpselt ei tea, et see võttis ju 4 päeva kokku. Et me võtsime rohkem niimoodi jah, et nagu vahist vahini oli see ajamõõdik, et niimoodi miile täpselt ei tea. No see on ikka omajagu, see on Mandri-Euroopast, sealt Inglismaa, sealt alt otsast sinna ülesse poole välja, eks ju? Või oli väljapoolt? Me läksime nagu risti üle Põhjamere selles mõttes. Siis sakki pidime tegema, kuna vastutuur oli terve aeg. Et enne Helder on, mis ta on see loode Holland, sealt kõiget oligi, et esimene päev meil kuluski, et esimese 24 tundi, et jõuda stardipunkti üldse, mis oli seal kuskil, ütleme, peaaegu et poolel teel Norra juba, on ju. Ja siis meil oli ka ülesanne ka, et see vahepeal on veel kontrollpunkt, kus peab kõik laevad läbi käima, enne kui me ütlesime siis Hartlepooli, mis on suhteliselt seal keskel niimoodi Suurbritannia sellel idaküljel siis. Ja kuidas, millised, ma ei tea, tingimused, see on suur laev, ma olen lugenud raamatutest nendest vanadest laevadest, et seal on sellised rotid jooksevad ringi ja on need vanad merelood, et kuivatanud, kuivikud on koitanud ja pead seal võitlema halva toidu ja merehaiguse ja kõige muuga ja skorbuut tuleb, et vitamiine ei ole. Kuidas teil oli? Meil oli ikka mitte midagi sellist. Aga milline see eluolu selles ühes suures laevas on? Üsna lihtne, ütleks ma selle kohta, et mõtlengi praegu, et kui me arvutsi juurde, need meeskonna liikmeid on 14 lava peal, meid oli, nagu õpilasi oli siis 37, et see üle 50 inimese, see on päris hea mass. Et magamistingimused, meile määrati kohe esimene päev, kui me läksime laevale, me alustasime tuuriga. Tuur sisendas seda, et siin on hädaabinukk, kui on vaja, kus on need tulekahjud, siin on tulekustutud ja siin on emergency exit, kuna seda võetakse ikka väga tõsiselt, et kuidas ikkagi sa mere peal pead selles kriisiolukorras hakkama saama. Ja samamoodi näete ka, et siin on meeskonnaala, sinna ei tohi sa minna, seal on meeskonnaala, sinna sa ei tohi minna. Ehk siis meil oligi meil oli suur studentmess, kus me saime oma vaba aega veeta ja süüa. Ja siis meil all oli suur ruum, kus meil olid 3 korruse peal koikud.
et meil oli 8 rida neid koikusid äkki, et oli tüdrukute pool, poiste pool ja siis üsna kitsad, et me just võrdlesimegi siin oma neid sinikaid, et kui palju veel jalgad alles on, kuna need voodid on väga kitsad ja metallraamidega. Et siis siuke üsna napp, ütleme niimoodi. Mina magasin küll väga hästi. Ja see värske õhk toitas hästi, on ju. Aga kuidas see laeva selline rutiin on, et see on vahistvahine, vaht on 4 tundi, et kuidas see, ma ei tea, jutustage mulle sellest päevast ja kuulajatele ka, et milline siukene laeva elu rutiin on? No kui meil oli kell 4 hommikul kella 8 vaht, siis see oli nii hommikul kui õhtul, iga päev läks see 4 tundi nagu edasi. Meil oli 4 erinevat gruppi ja siis kõik grupid, et meie tegime 4-8, järgmine tegi 8-12, niimoodi järjest ja siis üks päev me näiteks tegime köögis süüa, kõik toidukorrad, teine päev olime seal tekil, tegime kapteni sillas, pidasime vahti, roolisime, tüürisime ja siis täitsime neid logiraamatuid ja kui meie vahtkord oli, siis oli, et 2 inimest pidi olema valves mõlema laeva purjeka pool, et vaadata, et kas tuleb mingit ohtu või on teisi purjekaid kuskil, mida ei ole näha. Ja siis üks tüüris ja samal ajal ka oli päris tihti vaja purjeid kohendada igatpidi. Oli vaja tõmmata lahti, oli vaja tõmmata kokku, oli vaja erinevaid asju teha, millest me isegi vist aru ei saanud täielikult. Ja see keelebarjäär oli küll selles vahepeal ka, et me rääkisime kõik aeg inglise keeles, see on nagu ametlik keel meeskonna siis, kuigi meil oli ka väga suur hollandlaste osakaal, nemad siis kõik omavahel hollandi keeles ja meiega omavahel vahepeal eesti keeles. Aga see ongi, et kui neid terminid tegelikult nagu eesti keeles ei tea, siis vahepeal oli ikka segadus, et et on vaja mingit hell yeah tõmmata, okei, hell yeah siis et täpselt sisust selle peast aru ei saanud. Aga minust hästi äge oli see ka, et näiteks öeldi, et äratuskellasid ärge kasutage. Et kuna alati keegi magab, siis äratuskella kasutada või, ehk siis oligi, et alati pool tundi enne, kui sinu vahetus lõppes, läksid ajasid pimedas otsisid üles, et okei, äkki see on järgmise vahetus inimene vahend üles, et siuke natuke bingo-lotto oli kogu aeg, aga see töötas väga hästi. No meil oli voodiplaan olemas, nii et me tegelikult enam-vähem teadsime, kus keegi magab. Nii, te rääkisite põgusalt oma sinikatest. Mina ise olen üle 10 aasta merd sõitnud ja minu naine on öelnud seda, et alguses, kui me alustasime, oli tal sinikaid oluliselt palju rohkem ja tänapäeval sinikaid tuleb oluliselt harvem ette. Et see on selline, et kui sa ei tea, siis neid tuleb kergelt. Kuidas teie oma sinikad saite? Kui hullud need tingimused teil olid seal? Nagu ma mõtlen, see ilmastik, see laine, see krüssamisest juba rääkisite, et te pidite sõitma vastu tuule kurssi. Meil oligi kõik see 4 päeva olime merel, et oligi täiesti vastu tuul terve ja et oligi esimese 2 päeva ikka lainetus oli selline, et kui meie rühmas oli, meie nagu selles vahtkonnas oli veel üks eestlanna, kes ärkas üles ja kui hommikul üles saeti, et meie hollandlasest mentor ajast üles, siis ta ütleb see hollandlasele vastu, et tead, kui ma pean kunagi veel Tallinnast Helsingisse minema, ma lähen lennukiga. Et temal läks nagu väga olulisem merehaigus, et see oli teist, kus käis juhtus. Aga ma ei ütleks, et see väga hullud tingimused tegelikult olid. Et oli, kui sa suutsid sellest merehaigusest üle olla, siis oli tegelikult väga hästi ja 3. päevaks juba enam ei märganudki seda, et siis läks ka lainetus palju kergemaks, oli siuke idülliline, romantiline peegelsile, päikselooja, nagu olekski oodanud. No see oli ikka esimesed 1,5 päeva oli see merehaigus, aga ma arvan, pärast seda enamus sai ikka üle. Isegi meeskonnast, kus oli 14 inimest, oli 5 tükki vist merehaiged alguses. Aga kuidas need sinikad siis ikkagi tulid? Kas saite poomiga pihta või mõni uks jäi kuidagi hüppas ette või? Mina nägin neid alles pärast. Ja mina nägin ka pärast, ega ma arvan, et kõik olid ikka need voodite metallraamid, et seal oli niivõrd kitsas, et kui pole harjunud, siis hea asendi leidmine võttis aega. Ma olen kuulnud, et see magamine laevas on niisugune omaette kunst, et sul on seal mingisugune põll, mille sa endale ette tõmbad, et sa voodist välja ei kuku. Rääkige natukene seda ka ja kui kitsas see voodi oli, see oli, ma ei tea, 50 sentimeetrit vaevalt, et oluliselt laiem oli. No mina magan külje peale krõnksus ja minu jaoks oli madrats väga pehme ja magasin nagu beebi seal, kiigutas ka niimoodi mõnusalt. Et ma magasin ikka väga sügavalt, aga Kertul nii hästi ei läinud. Ei, ma ikka enamasti magasin ka sügavalt, et kuidagi, kui sa oled olnud seal 8 päeva jooksul väljas ja jooksed ringi, et minu jaoks oligi üllatus see, et ma olin valmis, et mul hakkab igav. Ma läksin sinna teadlikult, et ma ei tahagi olla nagu, et mul on hea meel, ma saan internetist ja levistan välja, aga et seal on passimist on otseselt hästi palju, et ma laadsin endale alla Tõde ja õiguse ja podcast, et mida kuulata seal.
ja tegelikult seda igavushetkeniks ei olnudki, et kogu aeg oligi vaja tööd teha, isegi kui minu vahtkond ei olnud, et siis ikka lähed sõbrale appi, kui sa näed, et tal on abi vaja, või oligi, et iga päev meil tegelikult oli ka 4 tundi, kus kõik pidid alati ärkvel olema, et siis käiski kõige suurem purjede sättimine, et kus ongi vaja tegelikult, et 40 inimest seda köid tõmbaksid, sest muidu see puri lihtsalt ei liigu. Et see oli sihuke korralik tiimitöö. No igav küll ei hakanud, kui me ei olnud väsinud, nii väsinud, et me magaks, siis me mängisime kaarte. Hästi natuke jõudsime raamatut lugeda, aga... Ja, me õpetasime ju poolele laevameeskonnast, õppisime kuidas mängida turakat, et sihuke tore eestlaste mäng, nagu me naersime. Aga kui nüüd korra proovida meie kuulajale kirjeldada seda laeva suurust ja nende purjede suurust ja nende köite otste jämedust, siis kui suur see kõik on? No me pakkisime, kui me jõudsime Inglismaale seda kõige suuremat purje kokku, niimoodi, et me pidime selle sealt maha võtma ja viima maale ja siis voltima kokku ja me tegime seda vist terve meeskonnaga peaaegu. See oli sihuke suur 3-nurkne puri, et siis me läksimegi kaldla peale, tahtsime selle kööt oli kuidas see poomi pealt kätte saada, see oli juba sihuke hea väljakutse, et oligi 20 inimest korraga tõstavad ja ta on ikkagi liiga raske. Ja siis, kui me lõpuks selle saime seal laeva pealt maha, meil oli sihuke tore seiklus seal Inglismaa veel ka, et selles sadamas oli päris korralikult tõusud ja mõõnad. Ehk siis 2 korda päevas pidime tõstma ümber oma seda treppi, mis läheb laeva peale. Et lihtsalt see laev kõikus nii palju seal üles-alla. Ja siis, kui me läksime selle purjega sinna maa peale, me pidime täiesti lahti tõmbama igasse suunda. Ja ma arvan, et me seisis äkki 20 inimest mahtus vabalt seisma ühe selle pikema külje peale järjest niimoodi. Kui mitte rohkem. Ja ma pärast küsisin selle Koodi käest, kes ta oli täpselt. Koodi. Ta oli deckhand, ehk siis töömees. Ja siis ta küsisin, palju see puri siis kaalus, siis ta ütles, et see kaalub sitakse peale. Ja see oligi kõige parem vastus, siis ma sain sellele. Sest ikkagi, kui meid oli nagu ümbritsesime tervet purjes, see oli ikkagi nii raske tõsta. Ja see voltimine oli ka oma, et kunst niimoodi, et sinna tuul alla ei läheks ja ilusti sirgelt oleks ja... Kui ma mõtlen nende merelugude ja merestoride peale ja mereraamatute peale, siis üks hirmsamaid pilte, mis mulle tuleb ette, on see vahimadrus, kes peab masti ronima, olgu torm või pime öö. Kas teie saite ka mastidel kõõluda nagu mõned ahvid? Seda oli meil võimalus viimasel päeval teha. Ma tean, et Liisi, kes oli teine eestlane pardalt, sai vist veerand mastile ronida keset merd, aga mere peal nad ikka meil ei lubanud, et neil on lihtsam, kui kõik on laevas sees, eriti veel, kuna meil oli pigem tormilised tingimused. Aga mina sinna masti ei julgenud ronida, see oli ikka mega kõrge ja siis nad olid seal üleval niimoodi, et kui sa üles vaatad, sa vaevu näed ja siis nad ronisid seal sellise peenikese köie peal ja voltisid täie jõuga neid purjeid kokku. Ja see oli ikka päris hirmus, aga nende poomide peal ma sain küll kõlkuda. Aga see tähendas seda, et sul oli ikkagi mingi turvavarustus oli küljes ja mitte nagu 100 aastat tagasi. Traksid või mis need on? Ikka mingid traksid. Nagu sikluspargiski käib ümber vöös traksidega ja kaehaagiga. Aga sa tahtsid Kertu midagi lisada siia? Mina kaardan kõrgust, ega mina kuskil ronima näinud, et kõige kõrgem koht, kus ma ronisin, oligi see mankitekk ehk siis silla nagu katusele. Et juba sinna pidi traksid panema ja ma istusin seal samal kui Liisa pani mööda poomi edasi ja ma ütlesin, ei, mina ei tule, ronisin alla, hakkasin neile köisi vaatama. Ma kõrgust ei karda, aga see mast oli väga kõrge, nii et sinna ma ei läinud. See lihtsalt tundus nagu liiga ekstreemne. Ja, aga pärast me saime ju sellised toredad väiksed õpikud kaasaselt ja ma hakkasin nüüd täna hommikul seda lõpuks lugema, et lihtsalt see laeva peal ei olnud aega selle jaoks. Aga siin kirjutas ronimise kohta ka, et keegi ei pea ronima, aga kõik peavad proovima. Et siis see on tore põhimõte ja mis hästi toresti ütles ka veel, et siin raamatus, et kui teine kord roni natuke rohkem kui esimene kord ja kolmas kord tuleb juba välja ka. Et võib-olla siis pidanud rohkem proovima. Tuleb nihutada oma latti kõrgemale, aga me enne jõudsime põgusalt lobiseda sellest reisist. Te sattusite ka päris tõsisesse olukorda. Teie laev sattus ühe hädas oleva laeva lähistele. Mis sündmused siis käivitusid ja kuidas te üldse märkasite, et üks laev on hädas? See oli täpselt nii, et see oli täpselt peale meie vahikorda vist see olukord tekkis. Meie magasime ilusti. Me tulime välja, et kõik jooksevad ja öeldakse, et ärge kuskile minge. Et siis tuligi välja, et üks väiksem laev, ta vist äkki oli ühemastiline, siuke pisike, hoopis teises võistlusklassis meie jaoks. Et nemad olid kaotanud oma mootori, see oli 3. päev minu meelest, kui me nad leidsime.
ja me olime ainus laev, kes oli neil kuuldeulatuses, ehk siis meie kapten ja meie meeskond tegid see otsuse, et me jätame oma võistluse pooleli, kuna mere peal on kõige tähtsam jätta üksteist välja hädast. Et oligi, et pärast saime teada, et see laev, keda me päästsime, et oli üsna väike, ma arvan, et see oli mingi 10-15 inimest tegelikult ainult. seal isegi vist oli vähem. Just, aga nemad said selle preemia pärast, noh, meil oli viimasel päeval oli preemiat tegemine, et nemad said siis kõige noorema meeskonnaga purjeka preemia. Et keskmine vanus seal oli 16,1. Et siis oli täitsa hea tunne pärast, et me saime nagu aidata neid ajast välja. Aga teie, noh, see on, meil oli eile siin juturingis oli Peeter Marvet, kes on vabatahtlik merepäästja. Ma ise olen ühe merepääste kursuse läbi teinud, et aga teie olete näinud, kuidas siis see suurel merel käib see aitamine, et mismoodi see protseduur välja nägi, kuidas see abi osutamine on, kui teil on teada, et nad on hädas, te olete selle asukoha määranud, kuidas siis, nii palju kui teile paistis selle protsessi mina vist isegi olin seal juures, ma ei tea, kas sa olid ka või kuidagi mina nägin, kuidas see toimis, et mootor oli sisse lülitatud ja siis me ärkasime üles, saime teada, et nii, nüüd me katkestasime võistluse, nüüd me läheme järgi neile ja siis me sõitsime nagu kõrvale neile ja siis ma nägin, kuidas kapten ja meeskond viskasid neile sellise köie, mille nad kinnitasid enda külge, seda on tegelikult hästi kiirelt ja see oli päris keeruline protsess nende jaoks, nad meid ikka lükkasid eemal, et me ei oleks kuskil jalus. Ja siis nad jäid niimoodi taha loksuma ja iga natukese aja tagant, isegi mitte meile ei antud ülesanne kontrollida ja vaadata, et kas seal elumärk on ja kas neil on kõik korras, vaid ikkagi laeva oma meeskond käis ja vaatas binokliga, et kõik neil taga on. Ja kui meil ei olnud peaaegu üldse loksumist, siis nemad seal taga ikka nagu suurelt sumpasid ja nad olid terve aja sees ja mingi hetk vist kadus neil elekter ka ära. Et siis vaadati binokliga sisse, et kas neil on ikka näha, et mingit liikumist toimub seal sees ja kõik on neil hästi. Minu arust tegelikult hästi nagu huvitav oli selles jälgida, kuidas see meeskond töötas, kuna tuli välja, et see on ka meeskonnale esimene kord olukorras olla, nagu meie laevameeskonnal, et teoorias nad kõik oskavad, aga kuidas ongi praktikas päriselt, kuidas sa selle kõik viskadki ja kuidas sa suhtled selle laevaga, kus nendega päriselt suhelda ei saa. Et pärast oli ka, et kui me jõudsime sinna sihtsadamasse, siis et pidi olema kokkulepe, et siis Briti merepääste või rannavalve, nemad tulevad, võtavad selle laeva ära meie küljest, aga nad ei teinud seda. Et ütlesid, et ei, me ei tee seda, et sõitke koos nende sadamasse. Siis samamoodi oligi, et kuidas me saame selle laeva tasakesi enda kõrvale manööverdada ja kõik lahti teha, et see oli ikka täiesti siuke meistriklass. No sellest me väga palju ei näinud, sest siis meid öeldi, et minge kõik sisse ära ja ärge olge ees ja ärge olge jalus. Ikka seda jooksmist nägi ja nad tõmbasid, nii palju kui ma nägin, siis nad tõmbasid selle väikse purjeka kõrvale meile. Ütlesid, et parem paar kriimu kui las olla. Saime täiesti ja siis nad vist lihtsalt loksusid sealt edasi. Et meie saime selle mootoriga ennast reguleerida. Aga tõesti viimasel päeval te kuulsime ka, et meie on ainus laev, kes niimoodi päästeoperatsiooni tegi, et üks laev samamoodi pidi veel võtma ühe laeva sappa ja keegi oli kellelegi veel ka kütuseülekannet pidanud tegema mere peal, et ikkagi need olud olid keerulised. Meie lihtsalt oli ainus laev, kes katkestas oma võistluse selleks, et nagu päästa teine laev, et see teine olukord, kus oli, et siis oli juba võistlus läbi olnud neil. Aga siin ja siis me saime auhinna. Jaa, me tunnustati selle eest vähemalt. No te saite tunnustuse ikkagi hädas oli ja päästmise eest, ma sain aru, jah? Ja see oli esimene kord, kus selline auhind väljastati. Et kui te ütlesite, et te mõlemad läksite sinna sooviga õppida, siis see oli ilmselt üks osa, kus prioriteedid mängiti ju täiesti ümber, et teie eesmärk oli ju alguses õppida ja võistelda, aga pärast selgus, et oli vaja hoopis teha merepäästet ja käivituski see kõige tavalisem mere olukord või loogika, eks ju? Ja täitsa nagu ma olin just pärast tuli endasse mingis lennuki tagasi, ma ei mõtle, et mul tegelikult on nagu nüüd palju suurem austus kõige selle, kas või lennukis, ka see turvaprotokollid, et tegelikult, et mis vaev kõik see läheb sinna taha, et me nagu tegelikult ka tavainimest ennast tunneksime turvaliselt. Et ongi see merepealiselt, see haavatavus oli niivõrd palju suurem ja et see oli see väga võimas, eriti kui me teame, et tegelikult ju ka, et meid võistleski äkki oli 36 laeva, kellest esimene kolmandik oli esimese päeva lõpuks juba katkestanud oma võistluse. Ei läinudki minu mõelest välja see esimene kolmandik. Et need olud olid niigi rasked juba seal, need esimesed 2 päeva, kui see lainetus oli kõrge ja terve aja oli vastu tuul. Et siis see uhkuse tunne tegelikult sees, et meie laev oli see, kes tegi midagi sükest ja sai hädas oli ja appi minna, on tegelikult on siiamaani väga hea tunne. Ja see näiteks Morgenster üldse ei võtnudki võistlust osa, nemad otsustasid, et nad teevad hoopis vaatamisväärsuste, valisid parema tee, lihtsalt nagu kruiisisid.
aga mis mulle just väga meeldis, ma ei arvanud, et me nii palju saame isegi nende kaptenite ja nende nii-öelda ägedamate inimestega seal väga palju suhelda, aga ikkagi me olime kapteni silla kuskil kell 4 öösel ja siis lihtsalt ütles, et nii, küsige küsimusi. Ja siis ta lihtsalt vastasid tundide kaupa meie küsimustele ja see oli nii tore. No te olete mõlemad noored naised, kas teil on see oma eriala valitud? Ma kujutan ette, et teil on mingisugune tööelu, kas siit see merepisik hakkas idanema selles mõttes ka, et oleks äge olla üks nendest ägedatest inimestest, kellel on õlal pagunid ja kuldne tärn rinnas? Mulle vist ikka meeldib selline stabiilsus natuke liiga palju, aga hobi korras juba mõtlesime ennem, kui me lauale tulime, et äkki lähme võtame kursusi, et näeme, et siin mingid isegi mitte lõpusõidud, vaid õppesõidud toimuvad siin. Ja ma just tuligi, et minule küll see, ma ei uskunud, et see mulle nii palju võiks meeldida, see kogemus, et ma läksin sinna, et ma mõtlesin, et see on nagu once in a lifetime võimalus, aga et see pisik on täitsa olemas, et ma nüüd ise küll olen piisavalt vana, et ma ei ole enam selles soodustatud sihtgrupis, aga ma kindlasti loodan, et kui nad järgmine aasta Läänemerele tulevad, et äkki saab kas või siis juba mentorina minna appi kaasa sinna. Ja ma just uurisingi, et STA ju Eestis korraldab siin Tallinna lahel neid purjeõppetunde iga nädal praegu, et miks mitte enne suve lõppu paar korda käia. Aga kui nüüd näiteks meid kuulab või siin on ka ju platsi peal palju noori, kes tahavad näiteks kandideerida järgmisel aastal, et mis teie sõnum on neile noortele? Kandideerige, jumala eest. Miks mitte, kui antakse võimaluse nii äge oli. Me sattusime kokku nii ägedate inimestega ka ja meie mentor oli lihtsalt... Tahaks ka kunagi olla nii äge inimene, kui meie mentor näiteks oli. Ja, et see kogemus, mis tuleb, et see minu jaoks täiesti spontaanne kandideerimine, ma jätsin selle pärast minemata laulupeole, kus ma olen koorilauluga tegelenud rohkem, kui ma olen koolis käinud oma elu jooksul. See on ikka tõsine märkus. Just, et see otsus sinna minna, ta oli korraga spontaanne ja väga kalkuleeritud, aga ma ei vahetaks seda kogemust mitte millegi vastu, et see esiteks juba see eneseületus, mis see kaasas käib, et kõige hullem minu jaoks oli see nädal aega enne reisi, sest ma ei osanud asju pakkida, ma ei teadnud, mida mul vaja on ja ma ei oska olla inimene, kes ei ole kõigeks valmis. Aga see oli väga seda väärt, kõik see ongi, et kuidas me viimane päev meie mentor pakkus välja, et kuna nädala jooksul meie ainus, kellel oli üks köögitoimkond, kõigi teist oli 2 korda, et võtke üks söögikord üle ja me võtsime lihtsalt 3 Eesti tüdrukut, võtsid Tšiili koka käest köögi lihtsalt üle, me tegime kartulisalatit ja grillisime laeva peal. Just, et see nagu need head kogemused ja need tutvused olid nii võimsad ja kuna see ongi igahel on oma lugu, kes need tulevad sinna, et see oli kustumatu elamus. Ma ei tea, kui läbiimbunud teie sellistest mereromantikast ja sellistest vana aja purjetamistest ja maade avastusest olete, aga kui niisugune, kas oli seal tunda niisugust vana head purjetamise kuldaega? Et see laev oli ju, ma kujutan ette, ei olnud oma esimeses nooruses, vaid oli vana pärl, eks ju. Et oli seal tunda mingit sellist asja, mis on täiesti teistmoodi? Seda see meeskond rõõdus küll hästi palju, et see laev tegelikult ei olnud alguses purje õppemeismeriga tehtud, et ikkagi oli siuke esinduslaev, et nende kõik mehhanismid alati ei olnud nii kerged ja loogiliselt oleks võinud olla, et ongi siuke, et kui sul on vaja seda köid tõmmata, et nad ei olnud alati nii kerged, kui nad võiksid olla. Et seda tööd ja vaeva, mis sinna taha läks, oli ikka päris palju. Kujutate ette, kui näiteks Kihnu Jõnn omal ajal sõitis ja vedas kaupa või siis Cutty Shark teed vedas üle suure mere. Ma kujutan ette, et teil saite mingi samasuguse sükse kogemuse. Ma arvan, et selles läks hästi, tähendab me mingil määra kindlasti, et arutasime seal merepöökspäev, et see kujutelm sellest, et kui me lähme merele, et see on alati niisugune romantiline, kuskil on päikseloojang ja meri helgib vastu ja niisugune sillerdab, aga et see, et me saime ikkagi nagu igat ilma kogeda ka, et see oli niisugune raputav. No alguses ikka ehmatas ära see torm ja kõik oksendasid ja siis sa ei teadnud, mis toimus ja siis... Aga kõik läks korda ja kõik oli ilus ja päikseloojang või päiksetõus ja mõlemad olid nii imeline. Ja ma ei saa öelda, et see oli nii vanaaegne laev, sest mul ei ole väga võrrelda millegiga. Need nupud seal kapteni sillal nägid päris uhked välja.
ja minu jaoks oli päris lahe, et isegi kui me tüürisime sealt eest, siis sai ka lihtsalt nuppu vajutada ja et eks mina ei teadnud enne seda, et saab purjeka saaks ka niimoodi autopiloodi peale panna, et oligi, et kapten või nupu sisse ja rohkem ei pidanud nagu keegi rooli enam hoidma. Aga seda ma tean küll, et see viimane hommik arutasid, et näiteks, et uutel laevadel enam ei ole seda kaardilauda, mis seal laevas ikka just olemas, et ikka sihuke mingi tuleviku nostalgia vähemalt oli olemas. No väga tore, täna me ajame seda juttu siin sadamas, kui ma panen jala siia vette, siis seesama vesi on Kariibidel, seesama vesi on Austraalias, seesama vesi on siin Helsingis, eks ju, et me oleme mõtteliselt ühendatud selle kõigega. Kui täna peaksite siit nüüd valima, siin sõidab ka igasuguseid huvitavaid veesõidukeid, kuhu poole teid tõmbab, et siin ma võin kirjeldada, on kihvtid, kiired siuksed 2 inimese väiksed võidusõidupurjepaadid, siis on siin paar siukest vanemat, mingisugust kuunarit või asja, siis on moodsad kiired riippoodid. Kuhu poole teid tiriks? Mind ikka tõmbaks siuke natuke vanamoodne kuunar, et see ikkagi see ajastu hõng on, isegi kui seda ei märka, ta on ikkagi olemas, et see tunnetad seda väärikust seal keskel. Pluss, eks ta ilmselt loksub natuke vähem kui see väike 2 inimese paat. Uhke tunne oli, kui me jõudsime sadamasse lõpuks. Ikka suur laev ja uhke oli. Ja lehvitati teile uhkelt, ma kujutan ette, saatjad olid rõõmsad, kes vastu tulid ja... Muidugi juba ennem jõudmist tõmbasime kõik lipud mastidesse, seda vist tegime isegi paar tundi järjest. Ja ikka ilusti ehtisime kõik laeva ära ja siis jõudsime ilusti sadamasse. Sama oli ka minnes, et nende sadamates ise oli ka väga äge olla, kuna mõlemas oli lihtsalt nii palju erinevaid laevu ja purjekaid ja... Päris äge oligi näha, et me nägime ju ka teisi laevu, kui nad sõisid välja või sadamas, et ma arvan, et kõikidele üks kõige ustamatu elamus oli sellise Indoneesia merevägi vist äkki, kellel oli nagu eriti suur laev, Bima Suchi oli laeva nimi, kus seal sa näedki, sa kuuled seda laeva ilmselt tulemas, sest seal peal oli orkester, kes mängis, kui nad siis sadamast välja sõitsid või sisse sõitsid ja kuidas neil ikkagi, sa näed, et see on professionaalsed meresõitjad on seal peal, sest et see vaatepilt, kuidas need suured mastid ja kõik nende poomide peal istuvad, iga poomi peal istub üks inimene. Et see siuke nende jaoks oli see tseremoniaalsus hoopis teine tase ja et seda oli väga võimas vaadata. No kui nad sadamasse jõudsid, nad ikka seisid ja kõik lehvitasid samaaegselt ja nad olid ikka mega kõrgel. Kui ma arvasin, et meie mast oli kõrge, siis neil oli ilmselt päris kordades suurem. Pluss neil oli hiiglaslik Indoneesia lipp seal taga, mis lehvis. Ma arvan, et see võis olla peaaegu sama suur kui meie üks põhipurjesid, et siuke mõnusalt suur. Mul on hea meel, et te olite valmis tulema siia jagama oma kogemusi. Ma näen seda rõõmu teie silmist, et see merepisike nüüd, ma võin teile öelda, et see läheb aina hullemaks ja selle vastu ravi ei ole, nii et ilmselt möllige ennast mõnele laevale juba täna ja siis siin ei ole pikka pidu. Aitäh kuulajatele, vaatajatele, mina olen Kaidur Kahar ja minuga olid täna Kertu ja Elisa. Aitäh! Aitäh!